Nii, ma ei teagi, ma ei oska sulle, sa oled mitu korda käinud meil, ma ei oska nagu väga mingit briefi sulle teha, tundub, et sa oled asjadega kursis. No nii, aga võtame siis otsast pihta ja... Tere taas Algorütmi kuulama, eetris on meie 327 episood, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Codeporn. Täna ei ole minuga ei Eerikut ega Martinit, kuid kuna meie tänane teema ja külaline väga suuresti haakuvad meie viimase episoodiga, kus me rääkisime just OpenClaw'st, kuidas seda paigaldada, kuidas seda kasutada, siis ma ei tahtnud seda tänast episoodi mitte kuidagi kaugemale lükata. Meil on täna külas SMIT-i arhitekt Siim Vene, kes Algorütmi juba mõnel korral väisanud on. Kas sa ise pead ka arvet, kas on 2 või 3 korda juba enne tänast? Et üks kord me Discordis arutasime seda, aga minust on äkki 4. kord vist isegi juba. No näed, siis sa saad varsti selle tiitli, et enim algoritmis käinud külaline. Aga kui me sinuga varem oleme rääkinud peamiselt nagu SMIT-i infra teemadel, SMIT-i intsidentide teemadel, siis täna me räägime AI-st ja sellest, kuidas sinust on AI toel arendaja saanud või arendaja saamas ja mida sa kõike sellega siis paralleelselt ehitamas ja ehitanud oled ja kuidas sina näed, et võib-olla ka avalikus sektoris AI asju muudab ja pea peale keerab. Nii et tere taas Algorütmi, Siim, nagu ikka kombeks nendele kuulajatele, kes kõiki neid 4 episoodi sinuga varem kuulanud ei ole, et ole hea, tee meile väike selline background brief ka. No see background brief väga palju ei ole muutunud, et ma olen siis SMIT-is olen baasteenuste peaarhitekt, ehk siis ma kogu seda domeeni siis pean kokku, kas siis visiooni või siis ka nende komponentide elukaarte kokkujuhtimise mõttes. Ja siis ma toimetan ülikoolis ka natukene, ma õpetan seal ja juhin ka IT-süsteemide administreerimise õppekava, ehk siis natukene tulevaste inseneride pärast valutan ka südant. Ja siin on, ütleme, et riigi IT-keskuses olen siin aidanud avalikke pilvi, siis organiseeritult võib-olla kasutusele võtta terves avalikus sektoris. Ja nüüd siis viimased pool aastat olen üritanud siis ka omal seda, ma ei ütleks, et vibe-coditud startupi, aga siis ütleme, et AI, ütleme, et agentse tarkvara arenduse metoodikaid kasutades siis täitsa toodet arendada. Nii, teemasid on nii palju, et ma nüüd täpselt ei teagi, kust otsast pihta hakata, et võib-olla võtame nagu sinu sellisest nagu AI katsetuste nagu algusest pihta, et see on kindlasti ka meid kuulab inimesi, kes ei ole võib-olla seda teekonda nii süvitsi ette võtnud, et kust sul see pihta hakkas, et GPT-ga tegid paaris progemist põhimõtteliselt või oli seal, et mis need järgmised sammud olid sealt edasi? Selles mõttes on huvitav jah, et kui tänaseks juba 4. aasta vist praktiliselt läheb SMIT-is, ütleme 3. aasta kindlasti, kus me oleme üritanud siis nende suurte keelemudelite abil oma kas tarkvaraarenduse ja ka süsteemihalduse protsessi siis kuidagi toetada. Need, nagu sa ütlesid, et see mingisugune chat GPT, eks ole, seal mis iganes, kas 3 vist oli vist, kus see natukene nagu see hype läks rohkem käima, et me oleme väga palju erinevaid arenguetappe võib-olla SMIT-is läbi käinud kogu sellel teekonnal ja täna ma ütleks, et me oleme üsna kaugele jõudnud, mis puudutab just sükest nagu organiseeritud või süstemaatilist kasutusele võttu, mitte lihtsalt see, et me ostame need inseneridele hunniku litsentsi, ütleme, et jookske kuskile poole, vaid et kuidas me siis nagu tõstame terve organisatsiooni küpsustaset korraga või et kõik need toetavad meetodid seal siis, väga palju ma ikkagi sarnastan teda võib-olla sükse nagu suurema organisatsiooni muudatusega isegi, et see ei ole ainult tehnoloogia, et me võtame nüüd mingisugused keelemudelid koos
siis ai arendustööriistadega kasutusel, et ta muudab väga palju ka seda, et nagu sa ise ütlesid, et noh, sa ütlesid küll, et avalikus sektoris muudab väga palju, ma ütleks, et igal pool muutub. Et muutub samamoodi, et kuidas avalik sektor, ütleme erasektorist midagi tellib, eks ole, kuidas erasektor avalikule sektorile teenuseid pakub või kui palju avalik sektor ise midagi teeb või kui palju üldse me liigume, ütleme tulevikus võib-olla sinna poole, kus mingisugune osa ka teenuste sihukesest nagu loomisest või täiendamisest liigub üldse võib-olla teenusomaniku kätte. Et noh, aga noh, ütleme, et sellest abstraktsiooni-kihist me oleme natukene veel kaugel, aga ütleme, et väga põneval ajal elame igatahes, isegi kui seda hiinlaste nii-öelda võib-olla sihukese needusena võtta. Nii, aga võib-olla siis räägi sellest, mida sa teed SMITis AI-ga? Et ma tean, et sa oled sinna üsna sellist korralikku raketti ehitanud infra mõttes ja siis sinna peale nagu kõvasti sellist ka agentset süsteemi, millega seda asja edasi arendada ja siis jälgida, eks ole. No siin, ütleme, et tuleb krediiti anda ikkagi ka väga palju Mart Järvile, kes meil on SMITis on 2 nii-öelda peaarhitekti, et on baasteenuste valdkond ja äriteenuste valdkond, ehk siis Mart on, ütleme, et väga kogenud tarkvaraarhitekt. Ja me kahekesi me oleme nagu kogu seda valdkonda väga tugevalt evangeliseerinud ja Mart on väga palju just pannud vaeva sisse, et luua siis neid nii-öelda raame agendile, mis siis et üritavad ära kirjeldada, ütleme selle SMITi sisemise ökosüsteemi, meie arhitektuuri põhimõtted, kõik need printsiibid, mis rakenduvad inseneridele. Et Mart on väga suure töö ära teinud, et nii-öelda kirjeldada kõik need ära agentidele sedasi, et me saaksime siis mitte lihtsalt vibe code ida seal, vaid et me saaksimegi nii-öelda seda agentset tarkvara inseneeriat viljeleda. Et mis puudutab, ütleme et ja kui võtta nüüd, ütleme see baasteenuste valdkond või nii-öelda need platvormi teenused, siis täna meil, ütleme, et hetkel, selle salvestamise hetkel meil nii-öelda agendid veel ei tööta siis nii-öelda infrastruktuuri haldamisel, kui me seda, kui ütleme, või platvormi teenuste haldamisel, kuigi me nende platvormi infrastruktuuri teenuste arendamisel me kasutame väga palju juba agente. Et siin minust oli... Seal on see selge nii-öelda inimkontrolli punkt on ees, et sa nagu kasutad ja siis kontrollid ja siis ütled nii, et nüüd see võib nagu edasi minna sinna kuskile. Ja kusjuures see ongi nagu huvitav, et mul on siin kuri kavatsus, et võib-olla mul tuleb doktoritöö tuleb äkki sellest välja. Ma nägin seda teemat, sul on see GitHubis on ka juba mingisugune projekt on püsti. Projekt on püsti, aga ühesõnaga mõte on seal see jah, et kuidas nagu, et kui me räägime nii-öelda agendist, mis asi agent on tegelikult ju tükk programmi, mis siis nii-öelda tsükliliselt on võimeline suuri keelemudeleid ära kasutama ja ka tööriistu ära kasutama, Linuxi käsuri ja tööriistu. Ja siis see teema, mida ma nagu uurin, ongi see, et kuidas luua selline autonoomsuse ja usalduse balanss, et kust maalt me saame agente kasutada, ütleme siis toodangusüsteemides, näiteks intsidendihalduse kiirendamisel või siis mingisugusel triaaži tegemisel või siis juurpõhjuse leidmisel, eks ole, ja et mingisuguses tulevikus ka võib-olla siis nii-öelda sellel automaatsel probleemi siis likvideerimisel näiteks. Et see on nagu see teema, mida ma siis mõtlesin, et ma niikuinii, ühesõnaga, mul mõte oli see, et ma niikuinii teen seda SMITis, et siis kuna see on niisugune suhteliselt nagu huvitav ja värske teema, et siis äkki annab sellest ka mingi doktoritöö välja keerata. See on see tuleviku nali, et kui IT küsib, et have you tried turning it off and on again, et siis sa vastad, et AI already did it. Et see on... Aga et minu enda tunne on nagu see, et ma tean, et paljud kasutavad seda teistmoodi ka, et juba nagu rohkem. Aga selline piir, kus AI valmistab mingeid asju ette, teeb sellest nagu intsidendist väga põhjaliku raporti, võib-olla uurib mingeid andmeid juurde, otsib andmeid juurde, ja siis inimene võtab üle ja saab selle tõttu nagu efektiivsemalt töötada. Et see on nagu see baseline, kuhu me kindlasti jõuame. Nüüd, kui paljud süsteemid jõuavad sinna, et see AI läheb ise, proovib mingit konfiguratsiooni siin-seal muuta, nagu sellist nagu et sellist nagu self-recovery't teha. Vot seda ma ei tea, et see on juba natuke hirmsam teema.
no kusjuures see ongi nagu kõik need asjad, mida sa nagu puudutasid, need ongi väga, väga relevantsed täna. Ja see ongi see, miks ma oma ka selles selles töös, mida ma praegu teen, et miks ma üritangi nagu seal on täitsa, ütleme, AI-ga koos ma seda tööd teen ja seal nagu tuli nagu päris huvitav sükene nagu võrrand tuli välja, et kus me võtamegi, et usaldus võrdub siis mõju ulatus, autonoomsus ja siis reliability on tõenäoliselt seal kuskil mingi komponent. Seal oli nagu mitu erinevat komponenti, mis kokku peaksid moodustama selle, et kas me usaldame seda agenti siis autonoomselt päriselt toimetama, sest vaata, ütleme, sa oled tarkvaraarenduses, sa oled väga kogenud, et isegi kui me kasutame täna neid agente siis tarkvara arenduse protsessi juures, siis ikkagi ütleme, et kas see inimene teeb siis mingi paaris programmeerimist või siis nüüd selle aasta trend saab olema, ütleme, nende agentide farmide ohjamine või siis selle, et sa räägid AI projektijuhiga, kes siis kanseldab mingisuguseid 10 agente kuskil taustal, eks ole, et sõltumata sellest, kuidas me seda protsessi automatiseerime siis selle keelemudelite abil, siis ta ikkagi läbib mingisugused kontrollväravad. Et selleks hetkeks, kui ta see arendatud kood või lahendus sul toodangusse jõuab, siis tal on, ütleme, et seal on ikkagi väga palju erinevaid etappe vahel, mis kontrollivad seda, eks ole. Et ükskõik, kas see kontrollib inimene lõpuks või siis ka mingi teine suur keelemudel, aga ta ei ole nagu see, et sa nagu vibe code'id midagi oma läpakas ja siis see kohe on nagu toodangus, et sa ei arenda otse serveris. Aga nüüd vaata, kui me räägime nagu süsteemide haldamisest agentide abil, siis me räägime sellest, et agent käib ja muudab siis midagi otse toodangusüsteemis, et seal on riskid on oluliselt suuremad, kuna ütleme, et täna küll armastatakse üles visata seda, et ei ole see deterministlik, ehk siis, et kaks korda sama päringut saates siis võid erinevad tulemused saada, et ja teatud risk on seal endiselt on olemas, aga see on nagu ütleme, et võib-olla miks nende agentidega toodangusüsteemides haldamine on täna oluliselt suurema riskiga võib-olla, kui ütleme siis tarkvara arendamine. No aga samas meil on ka GitOps põhimõtted, eks ole, kus samamoodi kõik muudatused võivad läbida mingisuguse ülevaatusprotsessi ka teiste agentide poolt, mis juba nagu või teiste AI komponentide poolt, mis selle juba nagu oluliselt paremaks ja turvalisemaks teevad, et sa saad sinna mingeid mingis mõttes nagu turvalisust tõstvaid agente peale panna, siis kes tagavad selle, et kuskil mingid numbrid üle mingite raamide ei läheks, et keegi ei krutiks nagu mingid sadu instantse üles, et vaid, et ta saaks nagu võib-olla skaleerida väikestes piirides, või et teeks mingisugust AB testingut enne, kui ta nagu kogu klasteri õhku laseb. Ja, et ütleme, et selles osas meil on nagu päris korralik vundament võib-olla SMITis olemas juba, aga jah, et ütleme, et isegi kui sul on see GitOps on rakendatud või siis see muudatuste haldus on viidud, eks ole, versiooni kontrolli ja siis nende, kuidas see kaasaegne nimetus oli, see ei olnud pipeline enam, ta oli mingi eestikeelne sõna oli siia juurde tekkinud, mingisugune päris huvitav. See midagi uut seda ma ei tea. Torujuhtmed vist või midagi säärast. See kõlab väga halvasti. Kõlab väga halvasti, aga ühesõnaga, et isegi kui sul sellisel tasemel nagu automaatika on rakendatud, siis võib olla ikkagi tarvidus, eks ole, sul ka töötavaid süsteeme, eks ole, nagu sa ütlesid, et kas me siis teeme mingi korrelatsioone, eks ole, või siis me siis on käigu pealt on vaja siis mingit intsidenti lahendada, eks ole, ja siis nagu hiljem kogu see muudatus siis sellesse versiooni kontrolli siis vahendisse panna ja siis uuesti tarnida, et see vajadus võib olla endiselt ka siis, kui sul on nagu väga kõrgel tasemel automatiseeritus muudatuste halduses. Ja ma täiesti kujutan ette, et ka igasuguste turvaintsidentide puhul see muutub nagu oluliseks, et kui ongi tõsine turvaintsident, keegi on kuskil masinas sees, siis tegelikult see tiim peab teadma nüüd oota, et kuidas ma nüüd seda võrgust välja lülitan või kuidas ma seda eraldan, seda masinat, või et mida ma teistega teen, et see oskus peab nagu säilima sellest automatiseerimisest hoolimata.
sa oled meil ka Discordi kanalis väga aktiivne ja oled seal nagu, ma olen nagu mõningaid trende tähele pannud, et ma tean, et sa ise eelistad kasutada kursorit, mitte cloud code'i. Just nagu arenduse jaoks, et miks see nii on, ma tean, sa oled cloud code'iga proovinud, aga see ei ole nagu sinu kui mitte arendaja jaoks siis võib-olla selline kõige. Aga samas kursor on täpselt samamoodi ide ja sa näed kõike seda, et kuidas sina neid kahte näed, et miks kõik arendajad nagu cloud code'i armastavad ja miks sina oled kursori poole kaldu? Ma ei tea, miks kõik arendajad seda cloud code'i armastavad, et see CLI või käsurea põhine arendus, et minu jaoks ta on endiselt lahendus, mis otsib probleemi, et ides ütleme, et see on minu isiklik kogemus ja siin tõenäoliselt on mingisugune ususõda võib-olla tuleb siin, eks ole, et mis see nii-öelda CLI versus IDE, et milline nii-öelda formaat lõpuks peale jääb, aga minu jaoks, kui ma töötan, ütleme, koos agendiga siis mingit lahendust ehitades, siis minu jaoks on see IDES niisugune nagu vahetu tagasiside tsükkel on parem minu jaoks. Ma ei oska seda võib-olla paremini seletada, et ma näen IDES, vähemalt see, kuidas kursor on selle lahendanud, ma näen paremini IDES seda nii-öelda mudeli mõtteprotsessi. Et, ja see on nagu see koht, et minu jaoks ütleb, et võimalik, et seda cloud code'i on võimalik ka seadistada igatepidi, nii et ta on nagu nii-öelda väga läbipaistev selles osas, aga ütleme, et see on nagu minu kogemus, et isegi tippmudelitega täna, me räägime siin sellest GPT 5.4 ja Opus 4.6, eks ole, et isegi need tippmudelid eksivad ja siin ma täitsa pimesi, ütleme, see vibe coding on minu jaoks on siis see, et sa lihtsalt ütled agendile, tee mulle midagi, siis midagi tehakse sulle, eks ole. Et ma ütleks, et täna mudelid ei ole seal tasemel, kus me saaksime rääkida nii-öelda täitsa pimesi arendamisest, et ikkagi mingisugune nii-öelda, vähemalt ma ise, kui on kriitilisemad süsteemid, siis ma ikkagi ise hoian sellel nii-öelda protsessil silma peal, vähemalt sellel agendi mõtteprotsessil, et kuidas ta neid faile muudab, et selles osas minu jaoks IDE on ülevaatlikum. Ja see on nagu see kas sina ise teed nagu sellist, sa teed koodi ülevaatust ka ju seal, et mis ta siis muutis, et hoolimata sellest või ei tee või? Ei tee. Sa ei lugeda, oskad seda koodi ju, see on ju okei ju. Jah, et ütleme, et siin ongi nagu see, et ma koodi oskan lugeda, aga see, et sa koodi oskad lugeda, ega see ei tähenda, et sa tingimata nii-öelda oled ekspert, eks ole. Et ütleme, et kui sa oskad lugeda funktsiooni, eks ole, et ega see ei tähenda, et sa oled ekspert nüüd hindamaks, kas see funktsioon on nüüd nii-öelda ülioptimeeritud, eks ole, vastu mingeid veasituatsioone. Et ei seda, ütleme, ja arvestades ütleme, et ma olen viimase pool aasta jooksul, ma arvan, et ma olen mingisugune 200 või 300 000 rida siis koodi kirjutanud. Et seda nii-öelda inimlikult ei ole võimalik seda niikuinii üle vaadata. Et selle jaoks on mul eraldi oma protsessid, kus on siis nii kursoris kui ka Cloudis on olemas terve hulk, ütleme neid skill'e või oskusi, eks ole, või mingisuguseid nii-öelda agendi profiile, mis siis tegelevadki sul siis vastu mingisuguseid parimaid tööstuspraktikaid, eks ole, ka selle koodi ülevaatuse, turvaülevaatuse, jõudluse ja mis iganes muude nii-öelda analüütikaga ja see kogu aeg, kus juures need nii-öelda ülevaatuse skriptid leiavad siis nendelt ka tippmudelite agentide toodetult leiavad kogu aeg nagu mingid vigasid, mida ta ise kohe ära parandab, et see on niisugune nagu see tsükkel on juba sisse ehitatud, ütleme mul sellesse protsessi. Aga sellest protsessist võib-olla räägigi natuke lähemalt, et ütleme, et sul on nüüd siis mingisugune koodibaas. Sõltumata, kas on, ma ei tea, mingisugused infra-admin skriptid või mingid sellised väiksemad süsteemid, mida sa ise oled arendanud, või see sama startupi kood. Ja sul on vaja sinna muudatus teha. Nii, siis sa kõigepealt kirjeldad selle muudatuse AI-le. Kas seal on juba sul mingi süsteem, mis selle nii-öelda review protsessi automaatselt sisse paneme, kui järgmine agent võtab selle kohe automaagiliselt üle või see käib kuidagi nii, et sa mingi hetk siis tühjendad selle konteksti ära, ütled, et vaat nüüd tee review'd ja võta arvesse palun seda MD faili, kus need review juhised on kirja pandud. Sa puudutasid praegu nagu, võtsid sellel ussi, mitte purgil, vaid ussi ämbril, võtsid kaane pealt ära praegu. et ütleme, kui ma pool aastat tagasi sellesse asja nagu tõsiselt peakad sisse panin,
siis ma olin ikkagi nagu täitsa niisugune klassikaline vibe coder, et noh, et umbes, et üritad nagu promptida midagi ja noh, siis paned ikka juurde sinna, et make no mistakes ja, ja et ole ikka põhjalik ja no kogu see jura, eks ole. Et täna ma ütleks, et vähemalt kursoriga, noh tõenäoliselt ka Claude'iga on nende tööriistade kvaliteet on täna sinna maale läinud, et niisugune nagu et mõnes mõttes see klassikaline promptimine on liikunud taustal siis agentidele reegliteks, aga ütleme, et kui me räägimegi, et kas ma siis alustan enda olemasoleva mingi koodibaasiga tööd või ka täitsa võõra koodibaasiga tööd, siis täna ikkagi nii-öelda selle ülesande tegemine hakkab nii-öelda planeerimise faasist pihta. Ja see on kursoris, see on väga hästi sisse ehitatud eraldi plan mode. Ja no, seal ongi see, et ma sisuliselt nii-öelda vestleni, noh, inglise keeles, ma eelistan inglise keeles nii-öelda siis progeda, mitte eesti keeles. Et aga ma vestlen agendiga, ma ütlen, mul on niisugune mõte umbes, eks ole, et noh, põrgatame, eks ole, nii-öelda, noh, ütleme, et üks arhitekt teisega, et kuidas siis nagu seda asja oleks mõistlik, ütleme, vastu seda olemasolevat asja või ka uut asja teha. Ja selle nii-öelda planeerimise faasi tulem on tegelikult spetsifikatsioon. Ehk siis, et väga detailne spetsifikatsioon juba nii-öelda agentidele tööks, eks ole, kus ongi nagu nii-öelda väga pulkadeks ja väga detailselt mingisugused funktsioonid või kasutuslood juba lahti kirjutatud. Ja vastu seda spetsifikatsiooni hakkab siis nii-öelda arendustöö pihta, eks ole, või noh, ütleme, et kogu see nii-öelda loomeprotsess, eks ole, see algusots. Ja siis sa vahetad põhimõtteliselt kursori planning mode'ist sinna implementation mode'i ja annad talle see speki ette, ütled, et kuule, et no nüüd lisa see lisandunud osa nagu sinna koodibaasi ka. Ja kus juures, mis ongi nagu huvitav, et kui me räägin nii-öelda sellest agentsest tarkvara inseneeriast, eks ole, et noh, see on siin on täitsa teadus on siin juba nii-öelda tekkimas juurde, siis seal me räägimegi ikkagi nagu väga formaalsest siis arendusprintsiipide järgimisest ja nende nii-öelda selle raamistiku ehitamisest agentidele. Ehk et need agendid tegelikult nii-öelda arendavad süsteeme vastu kõige paremaid tarkvara arenduspraktikaid. Seal ei ole nagu mitte mingisugust musta maagiat taga. Me räägime siin, no ütleme 10 või 20 aastat vanadest printsiipidest varsti juba, eks ole, mis puudutab tarkvara arendust. Et siin ei ole mitte midagi uut, aga et nii-öelda agentidega on võimalik seda väga süstemaatiliselt teha, mida tüüpiliselt inimestele on oluliselt keerulisem nagu nii-öelda sundida, eks ole, seda väga pikalt võib olla ja väga formaalselt siis mingisugust arenduse protsessi järgima. No see vajab nagu hästi küpset protsessi ja tiimi, et oleks võimalik neid nii-öelda piire siis või guardraile, igasuguseid kontrollmehhanisme sinna pipeline'idesse sisse lisada, kui on just nagu see inimestega tiim. Mulle tundub, AI-ga on seda oluliselt vanem nagu võimalik teha, et see on selline nagu shift left natukene, et need kontrollmehhanismid sa pigem ehitad juba sinna alguses sisse, sest see annab sulle võimaluse saada seda ootuspärast koodi. Aga kus juures see ongi see, mida ütleme, miks ma siin alguses võib-olla Marti kiitsin ka, et mida ütleme Smithis täna tehtud on see, et meil ongi nii-öelda need taaskasutatavad mustrid on juba loodud meeskondadele. Ehk siis, kui meeskond alustab tööd, ta võtab, eks ole, mingisuguse, ma ei tea, Java Spring Boot projekti näidise ja sinna sellesse projekti näidisesse on juba sisse küpsetatud kõik see nii-öelda spec-driven development, contract-driven API siis development, siin on kõik need parimad praktikid juba sisse ehitatud, nii et meeskond ei pea mõtlema, et kas mul on kursorisse see reegel lisatud või mitte, et saab kohe nagu nii-öelda minna ja hakata nii-öelda õnnestuma. No sellest template'idest me oleme ka minust mingis varasemas episoodis rääkinud, mitte küll nagu Smithi template'idest, aga et sellega on ka vaata vastakaid arvamusi, et kas võtta siis eelmine nii-öelda kõige parem mikroteenus ette või hallata siis päriselt nagu ühte sellist nagu template projekti, mis sageli kipub nagu ajale jalgu jääma. Jälle täna nagu AI ajastul ma ütleks, et seda template projekti hallata on oluliselt lihtsam, sest sinna sa võid nagu igasuguseid loomi peale lasta nagu mingis, ütleme, et kui seal ka midagi juhtub ja see pipeline failib, et siis pole nagu midagi hullu, see ongi, uuendame versioone, teeme kõike, et ja siis haldame teste ja midagi nagu otseselt halba ei juhtu, et see ongi võib-olla see hea nagu playground või selline liivakast, kus neid eksperimente teha. No seal ütleme, et ma ise näen väga suurt võimenduselementi just selles, et
kusjuures me oleme neid SMIT-i mingid teatud reegleid, me oleme pannud ka avaliku domeeni üles avaliku GitHubi. Et siin ongi, ütleme, suurem niisugune taakvara kiirendi projekt on, mida me siin võib-olla üritame natukene viljeleda, kus me siin nii-öelda võimendame siis terve avaliku sektori ülesse nende nii-öelda kompetentsidega, mitte lihtsalt, et umbes, et võtke siin on kursor või võtke siin on Claude, vaid et siin on, ütleme, et on nüüd selle agentse tarkvara inseneeria sellised parimad praktikad, mida me oleme välja töötanud, võtke ja kasutage seda ja tehke oma taakvara korda, eks ole, et koristage omal see nii-öelda ürgne see soov ükskord ära, eks ole, et ma näen nagu selles näen võib-olla seda kõige suuremat, noh, kui me räägime organisatoorsest nagu selline võimendamisest, ükskõik, kas me võtame, et terve avalik sektor on nii-öelda organisatsioon, eks ole, et ma näen nagu seal just seda elementi, et kui sul on nagu hästi palju väikseid meeskondi, siis igas meeskonnas on isegi ütleme selle AI-ga arendamise küpsus on väga erinev, eks ole, aga ütleme, et ka tarkvara arendamise siis küpsus on väga erinev, eks ole. Et see on see koht, kus kui sul on mingisugused põhimõtted, mis töötavad siis ütleme, kas riigi kontekstis, SMIT-i kontekstis või mis iganes kontekstis, kus sul need reeglid on nii-öelda ühe korraga kirjeldatud, siis tegelikult kõik, kes neid reegleid nii-öelda võtavad kasutusele, kõik nad on kohe, eks ole, nii-öelda eksperdid, eks ole, selles valdkonnas, et mulle meeldib see Matrixi see analoog umbes, et kus see Neo ärkab üles, et et ma tean nüüd kung fuud, eks ole, et see natukene nagu selline analoog on siin juures ikkagi. Aga kui palju sa nagu näed seda, minu enda tunne on vahel nagu see, et väga raske on organisatsioone ja tiime panna siis hüppama nagu mitu trepiastet korraga. Olgu selleks siis vahet jälle, kes me räägime tavalistest tarkvaraarenduspraktикатest, et kui on ikkagi klient või partner, kes on nagu seal mitu trepiastet nagu allpool, siis ta peab tulema nagu 1-2 sammu korraga, muidu ta käib ninuli ja siis on nagu veri väljas. Et kui palju sa nagu AI-ga seda näed, et vaata, kui sa võtad ka nagu enda teekonna, et sa rääkisid, et see kõik hakkas ikkagi sealt nagu ChatGPT-ga natuke nagu paaris progemisest pihta, ja siis see kasvas ja kasvas. Et kui meil on täna nagu ka arendajaid, kes on võib-olla selle esimestes etappides, et kas sa näed, et neil on, nad ühel hetkel hüppavadki sinna agentsesse maailma sisse või meil on noorem arendajad, kes tulevad ülikoolist välja ja nad hüppavad nagu täiesti mingisse uude maailma. Kuigi ülikoolid ka juba tutvustavad, aga meil on kuskil nagu mingi põlvkond, kellel jääb see etapp nagu vahele. Et kui lihtne neil on üldse nagu, nad astuvad mingisse agentsesse maailma ja seal on nagu, et nüüd on kõik nii keeruline ja sellest keegi mulle ei rääkinud mitte midagi. Et ma saan aru umbes, mis ChatGPT on, aga mis siin vahepeal toimub, et seda ma ei tea nagu, et kuidas sa seda probleemi lahendust nagu näed? Ma olen sel teemal päris mitu presentatsiooni teinud ka ja seal iga presentatsiooni lõpus mul on olnud üks slaid, kus on siis põhimõtteliselt see tekst on midagi analoogset, et AI ei võta sult tööd ära, küll aga arendaja, kes kasutab AI-d, võtab sult kindlasti töö ära. Et siin natukene võib-olla, ma ei oska öelda, et kas me oleme täitsa nüüd selles etapis, kus me räägime nii-öelda hobuste pealt, eks ole, siukese nagu autode peale üleminekust, et aga kindlasti on, ütleme, on inimesi, kellele seda sorti nii-öelda maalihe või tsunami ei olegi nagu omaks võetav, eks ole. Aga lihtsalt probleem seal ja see arendaja, ma ise vähemalt näen, et see arendaja ja ka infrastruktuuri inseneride või ükskõik, mis need IT-rollid meil täna kõik on, et nende kõikide profiil natukene muutub. Ja need nii-öelda ootused sellele, et kuidas oma tööd teed, kõikidel muutuvad. Ja et täna ma ütleks, et meil on põhimõtteliselt on need inimesed, kes meil täna on, ootab neid kahte sorti tulevik. Kas nad muutuvad agendikarjusteks või kitsekarjusteks? Keda need kitsekarjused on nagu literaalne sõna otseses mõttes kitsekarjusteks. Ehk siis, et ühesõnaga, mis ma öelda tahan, on see, et seda me näeme ka, ütleme, et need inimesed, kes ka täna SMIT-is on, ütleme, selle agendi nii-öelda võtnud omaks, et nende produktiivsus on lihtsalt niivõrd palju suurem. Et mingil hetkel see vahe käriseb nii suureks, et ütleme, kas siis, kui me räägime kas ärist või ütleme, avalik sektor äri on natuke keeruline öelda, aga et kui sa võtad ka nii-öelda avaliku sektori mingi toote omanikuna või valdkonna juhina vaatad, et mul on mingisugune, ma ei tea, osakond, kes teeb ära
10 teise osakonna töö ja mitu korda kiiremini, et noh, siis tegelikult mingil hetkel hakkavad nagu küsimused tekkima, et aga miks me neid teisi nii-öelda nii ebaefektiivselt nagu laseme toimetada, et kas nad tulevad järgi või siis noh, tuleb nad välja vahetada siis kas või nende juuniorite vastu, eks ole, aga kes on nii-öelda valmis siis samamoodi peaeas sinna sellesse uude paradigmasse sisse hüppama. Et see muudatus ootab kogu meie tööstusharu ikkagi siin lähiaastatel väga suurelt ees, et seal ma nagu ei hellita täna nagu mingisugust illusiooni, et see ei juhtu. Ma ise olen näinud nagu sellist üha suurenevat lõimumist erinevate rollide vahel, et vaata siin isegi enne AID me nägime seda, kuidas arendajatele pandi üha rohkem nagu peale, et see feedback loop oleks nagu kitsam. Noh, ka see muutus, et arendajad hakkasid rohkem testima ise. Noh, see oli nüüd juba nagu, ma ei tea, 10 aastat tagasi, aga isegi see muutus oli natukene nagu selline transformatiivne. Noh, nüüd on juba nagu, mulle tundub, et seda kompetentsi nagu määritakse, et kõikide rollide peale rohkem laiali. Et meil on disainerid, kes hakkavad peale koodimuudatusi tegema, PO-d, kes hakkavad koodimuudatusi tegema, arendajad võib-olla hakkavad rohkem nagu inframuudatusi tegema, mingeid disainimuudatusi tegema. Et see koht nagu, noh, see sõltub muidugi sellest ülesandest, on ju. Et kui me räägime nagu mingist suurest nagu süsteemsest muudatusest, see tähendabki, et kõik nagunii peavad koos istuma ja planeerima seda, et mida me siis teeme, on ju. Või kuidas see kõige mõistlikum on, aga kui mingisugused sellised väiksemad featuurid, muudatused, võib-olla piisab sellest, et stand-up'il öeldakse, et noogutatakse ära, et jah, see on okei. Et see disainer võtab selle nii-öelda enda omaks selle muudatuse ja muuhulgas teeb koodimuudatused ka. Ja siis tulemus on see, et seal enne kui see asi kuskile paigaldatakse, toimub mingisugune ülevaatuse laine. Ehk siis enam ei vaata üks inimene üle või üks roll üle, aga selle vaatab siis nagu mingi hunnik agente üle ja hunnik inimesi üle võib-olla. Kes siis kõik kuidagi nagu erineva pilguga nagu seda featuuri vaatavad, sest seda nagu omas ja planeeris ja viis ellu nagu siis noh, disainer ainuisikuliselt, mitte siis nagu terviktiim on ju, nagu täna see on. Aga noh, läbi selle see saab nagu oluliselt kiiremini toimida, kui selline üleandmisprotsess nagu vahelt ära võtta. Et noh, et disainer teeb mingid oma muudatused, analüütik vaatab ka enda pilguga üle, aitab spekki teha ja siis arendaja teeb tehnilise spekki või disaini sinna juurde veel, eks ole. Ja siis hakkab seal koodiks vormuma. No, et see on pikk ja lohisev protsess, et mida rohkem seda ühe siis nagu pea sisse paigutada, seda kiiremini see saab toimuda tegelikult lõppkokkuvõttes. Nüüd on küsimus, kuidas see kvaliteet tagada ja see usaldust tagada. No siin on 2 teemat, et üks asi on ka see, minust oli McKinsey oli see, kes nad tegid omal suurte klientide peal, tegid mingisugust täitsa nii-öelda, noh, nad aitsid konsulteerida, aitsid mingi projekte rakendada ja sealt tulid neil mingisugused järeldused ka. Ja minust McKinsey oli see need, kes ütlesid, et tulevikus arendusmeeskonnad muutuvad väga väikesteks. Me räägime siin 3 inimese meeskonnad umbes, et kus on stiilis, et on, ja need rollid olid seal umbes, et on noh, kas niisugune analüütik, PO ja siis 2 arhitekti, kõik, et ongi arendusmeeskond tulevikus. Ja kõik ülejäänud elemendid nii-öelda siis võimendatakse agentidega lihtsalt tuimalt üles. No see on, see selgelt nagu varieerub nagu sellest süsteemist sõltub see, et milliseid rolle sinna vaja on. Ja teine pool, et kui nüüd vaadata ka sellist, Team Topologies on väga hea raamat ja ka nemad mõtlevad, milline on see tuleviku tiimi struktuur välja näeb. Aga mulle tundub, et seal nagu sellist specialized nagu tiime, keda nagu aeg-ajalt juurde tõmmatakse. No, et see tuumtiim võib olla hästi pisike, eks ole. Aga siis, et keda nagu aeg-ajalt juurde tõmmatakse, et neid saab olema nagu hoopis rohkem. No see sõltub, sest ma olen nagu mõelnud päris palju sellele, et täna meil on, eks ole, IT-s on väga palju erinevaid rolle. Ja noh, ja kui me võtame selle rolli, ükskõik võtame näiteks, ma ei tea, kas testija roll või siis arendaja roll või sysadmini roll või ka turvainseneri roll. Et neil kõigil on, eks ole, mingisugune oma noh, nii-öelda töö või rolli kirjeldus ja selle rolli kirjelduse taga on, eks ole, tõenäoliselt mingisugune nii-öelda ajalooline nii-öelda ökosüsteem kontekst, eks ole, mille piires need rollid õnnestuvad.
enamik neid asju on võimalik ära kirjeldada agendile või siis nii-öelda luua nii-öelda spetsialiseerunud agente. See on nagu see realiteet, mida mina nagu täna nagu näen nagu väga teravalt. Ma olen nõus, et see lähebki nagu, et see suur osa nende tööst on võimalik ära automatiseerida ja see, miks neid speciality rolle nagu sisse tõmmatakse, ongi need äärejuhtumid või mingid hästi suured muudatused on ju, kus enam AI nagu ei õnnestu. Ja siis teine pool, mis ma tahtsin öelda, on siis see, et ma olen nüüd ise OpenClaw'ga olen nüüd kuu aega olen umbes möllanud. Ja see on mõnes mõttes ta on, ütleme, avanud minu jaoks ikkagi seda, isegi kui me räägime nagu sellisest tarkvara arenduses, et minu jaoks on ta avanud nagu sellise päris huvitava dimensiooni. Et kui ma alguses rääkisin, meil on mingi spetsifikatsioonipõhine arendus, eks ole, siis kõik nagu nii-öelda eelanalüüs, eks ole, ja siis seal, et kõik nagu planeeritakse väga hästi ette ja agent läheb teeb midagi. No siis nii-öelda, kui sul on ikkagi see projekt, kus sa pikemalt töötad, siis sa ikkagi midagi muudad, eks ole, vahepeal, eks ole, või on mingisugused korduvad mustrid võib-olla, mida sa ei taha, et agent teeks, vastupidi, sa tahaksid teeks. Ehk siis me räägime nagu sellisest projekti pikaajalisest mälust. Ja see OpenClaw'ga mängimine nagu mõnes mõttes kangutaski mul, ma praegu katsetangi nii-öelda kursori peal selle nii-öelda sellise mudeli välja ehitamist, et kus meil on ka nii-öelda, et ongi eraldi nagu nii-öelda see, et meil on nii-öelda koodirepo ja siis seal kõrval on nii-öelda siis selle nii-öelda projektirepo, kus siis ongi sul nii-öelda spetsifikatsioonid kirjeldatud, sul on kirjeldatud siis ka nii-öelda see projekti mingi ajaline mälu, ehk siis sul agent töötab mitme repoga korraga, ühes nii-öelda haldab koodi, teises nii-öelda siis hallatakse seda projekti ja et kui sul ongi võib-olla suurem projekt, kus sul ei olegi monorepos toimetamine, vaid sul ongi nagu need funktsioonid või siis mingisugused need süsteemi osad on erinevates repodes, et siis kuidas sa nagu nii-öelda haldad kogu seda nii-öelda projekti tervikuna, et siis ka selle nii-öelda pikaajalise mälu nii-öelda sükene ehitamine, et kus iga kord, kui sa võtad nagu värske konteksti, siis sa saad jätkata sealt, kus eelmine kord pooleli jäi. Et ma tahan nagu nii-öelda sinna välja jõuda. Ja see on päris huvitav sükene nagu mõtteharjutus, millega praegu tegelen. No selline tribal knowledge on kogu aeg nagu olnud teemaks tarkvara projektides, et kuidas, kui sul kogu tiim läheb ära ja tuleb uus tiim, siis ta vaatab sellele koodibaasile peale ja üritab nagu siis aimata, et mis seal on, kui seda dokumenteeritud ei ole. Ja sageli ei ole, ma ei tea, kes siis detailideni dokumenteerib siis projekti koodi struktuuri näiteks, et mismoodi me kataloogi nimetame. Täna sa dokumenteerid. Aga meil on ikkagi ka riigis väga palju projekte, kus seda nagu ei ole. Aga samas teisalt ma ütleks, et sageli on ikkagi see olukord, et arendaja vaatab selle struktuurili peale, ta saab aru, et siin on nagu seda mustrit järgitud, on ju. Et võib-olla seal on mingid kõrvalekalded, sest inimesed on ju, aga ikkagi, et sellest saab aru. Aga nüüd me teeme siis nagu selle kõik nagu hästi siis nagu struktureerituks ja dokumenteerituks, et see on see struktuur. Sest niimoodi töötab AI paremini. Nagu ise hoiavad seda nagu sa ütlesid, tribal knowledge, see on automaatselt, nad ise hoiavad kogu aeg seda nagu nii-öelda elus. Mul on endal olnud siin ühe projektiga, mul siin oli 2 või 3 nädalat, ma olen toimetanud sellega. Et ma võtsin endale ühe sükse nagu, või mulle anti sükene eksperiment, võib-olla Smithis, võtta siis sükene paar vana projekti ja ürita aru saada, et kui kerge neid on refaktoorida. Ja need olid, ütleme, et ongi nagu väga erineva küpsusasemega, väga erinevates raamistikes arendatud, kõik asjad nagu täiesti erinevad asjad. Ja siis mida ma tegin, oli see, et lihtsalt ütlesin agendile, et näed, siin on 3 repot. Kõigepealt mine nüüd kammi see koodibaas läbi ja ehitasite välja nii-öelda siis funktsionaalsuste või ütleme, ehita spetsifikatsioon, olemasoleva spetsifikatsioon, eks ole. Ehk siis ta sisuliselt ilma dokumenteerimata koodibaasi läks ja dokumenteeris ära selle. Ja siis ma ütlesin, et nüüd võta need 3 lahendust, mis on nagu nii-öelda sama domeeni nii-öelda erineva nurga alt võib-olla läbi aja tehtud. Ja nüüd võtan need 3 lahendust, võtan need 3 lahenduse spetsifikatsioon ja ehita nüüd mulle siis täiesti uue tarkvara tooteprojekt ja siis mine tee tööd nüüd, eks ole. 24 tundi hiljem mul oli nii-öelda uus tarkvara nii-öelda alfa versioon oli valmis, eks ole, mis võttis kõik need olemasolevad asjad, kõik selle analüüs, mis seal oli tehtud, kõik selle võttis aluseks ja nii-öelda läks ja tegi siis nii-öelda selle uue tarkvara ära.
ta võttis siis, kas ta nagu liitis kõik need asjad kokku või ta lihtsalt eraldas sealt sellise ühisosa, et mis on. Ei, ta tegi sünteesi selles mõttes, et kõik need asjad, mis olid dubleeritud, et neid ikkagi ei tehtud nagu tuimalt, et võetigi erinevad süsteemid ja sealt seal oli, ütleme, see analüüsifaas oli loomulikult natukene pikem, eks ole, kus ka see diskussioon agendiga, et kas need nõuded on täna relevantsed või mitte, eks ole, kas selline protsess peaks olema sedasi töötama, et aga ta võttis sünteesi kõigi 3 projekti pealt ja siis me sisuliselt kahekesi või ma üksinda või siis koos selle agendiga siis põhimõtteliselt ehitasin uue infosüsteemi valmis. Ja see ei olnud nagu mängu infosüsteem, seal oli juba ka kõik see asi oli konteineriseeritud, seal oli parimad praktikad, kuidas seda kõrgkäideldavana teha, eks ole, seal oli kõik asjad, seal oli automaat testitud, siin oli turbeanalüüs oli peale tehtud nagu päris tarkvaraarendusprojekt, eks ole, mitte lihtsalt mingisugune vibe code itud hobiprojekt, mis nagu läheb kuskile kitti mädanema, keegi seda ei vaata kunagi. No nii, aga see on nüüd, vaatame, alustasime ka sellest, et kuidas üldse nagu see erasektori ja avaliku sektori nagu partnership nagu töötab, on ju. Et kui sina nagu juba seda teed, on ju, milleks siis üldse erasektorit vaja on, või milleks siis üldse nagu sellist tarkvaraarendus, ma ei tea, tiimi pidada, et ei ole nagu endalgi vaja seda arendustiimi ja kui sa võtad nagu, üks inimene teeb sellise sünteesi, paigaldad, äri läheb ja testib nagu nädal aega, siis ta ju peab töötama. Kui ta töötab ja siis ongi nagu tehtud. No ütleme, et ma nii mustades toonides seda koostööosa ei näe, kuigi ma olen vähemalt aasta aega vist juba kräununud, et ütleme see välja töötanud sükene nagu ökosüsteem, ütleme avaliku ja erasektori vahel, et see läheb katki, kindlasti läheb katki, ütleme, et olemasolev mudel läheb katki, olemasolevad ärimudelid lähevad katki, et seal tõenäoliselt tuleb nagu midagi uut tuleb seal asemel, eks ole. Et ma ei ütleks, et avalik sektor ise kõike peaks hakkama tegema. Ja ka täna ütleme väga pragmaatiliselt ikkagi, et kui on ikkagi midagi head on väljast tehtud, eks ole, siis võtame kasutusele selle lihtsalt. Tüüpiliselt küll mingi open source projektina, eks ole, mitte mingi SaaS-teenusena. Et seda SaaS-teenust ma puudutan ka kohe, aga ütleme, et me oleme natukene Mardiga üritanud analüüsida, et milline see, ütleme, üldse see kogu see hangete struktuur või ütleme sükene nagu see kogu see väljast sisse hankimine, et milline see üldse välja hakkab nägema. Ja mina ütlen kohe enda soovituse ära nagu avalikule sektorile, kes meid kuulab, et ärge enam palun hankige rolle. Et ei saa hankida nagu analüütikut, arendajat, testijat. Et unustage ära, et hankes kirjeldama, et testijal peab olema selline kogemus või taust. Võib-olla ei tahagi sinna projekti seda testijat panna, aga nüüd ma olen kohustatud, sest seda hangiti, eks. Ja ma olen suga selles mõttes, ma olen suga nõus, et täna peaks, ütleme, et kuidas see lõpuks hanke dokumentatsiooni vormindub, see on muidugi mingi katse-eksituse meetod siin mingisugune lähemad 1,5–2 aastat. Aga ma olen selles mõttes, ma olen suga täiesti nõus, et ei ole mõtet hangetes enam hakata nõudma, ma ei tea, Java progejat, 5-aastase kogemusega testijat või midagi muud säärast. See on täiesti irrelevantne, eks ole, kuna kõik selle keerukuse saab delegeerida ära agentidele, et milline see kompetents on, mida me nõudma hakkame, see on nagu oma ette. Aga ühesõnaga, kuhu ma tahtsin jõuda, on see, et suure ütleme, see sõltub ka muidugi organisatsioonid, et kõikidel ei ole oma IT sükest inseneride korpust, eks ole, võib-olla nagu suurematel IT-majadel. Ja ega sul ei olegi mõtet võib-olla üritada nagu seda 1 või 2 inimest turult kätte saada, kellega siis sul tekib nagu mingi väga tugev sõltuvus. Aga ütleme, et vähemalt SMITis, mis me oleme nagu analüüsinud, on see, et võib-olla tulevikus me hangime ainult analüüsi turult. See on otsas mõttes analüüsi. Seda spekki kokkupanemist. Just. Ja see analüüsi tulem peab olema juba agentidele sisendiks. Ja siis, et kas meil on endal siis see meeskond, kes seda analüüsi siis agentidega arendama hakkab või siis on ka partneril, eks ole, aga see osakaalud muutuvad, et me räägime siin ikkagi täitsa Pareto printsiibist, et 20% nagu vaevast või mahust läheb tegelikult agentidele selle konteksti kirjeldamisele ja siis see teine pool on siis, ütleme, see tarkvara arendusel, see koodi
loomine on tegelikult on nagu väga kompresseeritud juba täna, eks ole. Ja noh, siis on seal mingisugune testimisosa järgi, et seda dünaamikat ma kindlasti näen, et noh, et see muutub nagu lähiajal. Aga see oli, mulle väga meeldis, et sa nagu tõid välja selle, et võiks lõpetada ära selle rollide nõudmise hangetes, et aga noh, see tõenäoliselt juhtubki midagi säärast lähiajal. Ja, aga noh, see võtab aega, kõik need muudatused võtavad aega. Aga ma tuleks tagasi veel selle OpenClaw juurde, et sa rääkisid, et sa oled sellega katsetanud, aga mida sa siis nagu päriselt teed sellega, et kas sa OpenClaw'ga kirjutad koodi, maksad arveid või teed sisseoste e-poodides? Et selles mõttes on see OpenClaw on mul muutunud personaalseks assistendiks. Ja nagu sõna otseses mõttes personaalseks assistendiks. See on see traditsiooniline kasutusviis siis ühesõnaga. No ütleme, et jah ja ei, et noh, sõltub, eks ole, milleks seda assistenti kasutad. Aga noh, mis mulle nagu meeldib selle OpenClaw juures, et kui sa võtad nagu tüüpilise, ütleme siis selle, noh, kas selle IDE või siis Claude'i kasutamise, Claude Code'i kasutamise, sul on ikkagi nagu sükene mingisugune sessioon, sa teed mingid tööd, eks ole, ja siis noh, siis sa lähed, ma ei tea, koju, eks ole, tegeled hobidega ja muud asjadega, kaunite kunstidega, et aga selle ja ma kasutan OpenClaw, aga kasutan hoopus 4.6 mudelit või 4.5 mudelit, et eks noh, nii-öelda tippmudelit kasutan. Et aga ütleme, et mida ma olen OpenClaw'ga teinud? Ma automatiseerisin ära näiteks endal üürniku siis näitude teavitamise üürnikule, siis mingit arvete edastamise, selle ma automatiseerisin ära, siis ma ehitasin OpenClaw'le ette iOS äpi OpenClaw'ga, ehk siis see on nagu puhas vibe code-itud crap, eks ole. siis ma katsetasin seda, mul on eraldi on see SwarmOps on, eks ole, kus ma nii-öelda katsetasin seda sama agentide orkestreerimist nii-öelda Gastowni sarnaselt, aga noh, et nii-öelda võib-olla sellisel kujul nagu mulle meeldib või noh, ütleme, et sellises ka selles noh, narratiivis võib-olla nagu mulle meeldib, mitte et noh, et mingi Mad Maxi stiilis, eks ole, arendame need, eks ole. Ja, SwarmOps on GitHubis üleval ka, nii et kes tahab minna sirvima. Jah, on olemas, eks ole. Et samamoodi ütleme see doktoritöö alged, ma lasin kokku kirjutada, praegu ma lasin OpenClaw'l arendada, mul on need nii-öelda, täna on nii-öelda sükses nagu dry run'is on 2 kauplemispotti, üks krüpto peal, teine Polymarketi peal, mingisugune ilmaennustuste pealt, eks ole, et ma praegu nagu vaatan, et kas need päriselt nagu nii-öelda, noh, ma nii-öelda töötasin välja siin mingisuguse nii-öelda algoritmid või noh, nii-öelda selle noh, ütleme, kauplemisel nimetatakse seda sükseks nagu nii-öelda selleks edge'iks, eks ole, et noh, et mis sind eristab nagu ülejäänud sadadest botidest, et noh, ühesõnaga praegu ma katsetan nendega, et kõik võimalikud noh, ütleme, hoone automaatikat ma olen näiteks lasknud otse, et umbes, et mine näed, et seal on API, et mine nüüd tee mul see toatemperatuuri juhtimise nii-öelda skript, et mine vaata üle, eks ole, optimeeri ära, et ühesõnaga mul mingisugused presentatsioonid, kõik läheb sinna oksapurustajasse sisse, nagu sõna otseses mõttes, eks ole, et ma ei viitsi enam ise nagu käsitsi üldse midagi teha, et see guugeldamise element on ka nagu ära jäänud, et mul nagu kasutajaliides, ma tegin Discordi, tegin boti sellele OpenClaw'le, eks ole, põhimõtteliselt ma Discordis suhtlen siis enda selle OpenClaw'ga. Et siis ma lihtsalt ütlen, kuule, et mul on see probleem või et näed, analüüsi seda asja, et ma lihtsalt viskan lingi ja siis noh, läheb krõbistab midagi, toob mulle siis nagu tulem ära. Või siis taustal teeb, eks ole, öösel teeb mingid automaatikat minu eest, et on nagu päris huvitav nagu kombo on, mida nagu nii-öelda kõike, ja see on nagu siuke puhas vibe code imise interface minu jaoks, et ma teen seal nagu projekte, kuigi ma nii-öelda ütlesin OpenClaw'le ka, et kuule, et näed, siin on need kursori reeglid, eks ole, siin on mingisugused, ma ei tea, Claude Code'i mingisugused skilli repod, võta siit mingid asjad, kui sa nii-öelda toimetad, kui ma ütlen sulle, et midagi, võta kõik need asjad nii-öelda ikkagi endal nagu konteksti ka, aga et see on nagu see koht, kus ma nii-öelda vibe code'in, ma ütlen, et noh, tee midagi ja siis ma vaatan, et noh, kas midagi nüüd tehti või ei tehtud, eks ole. No üsna see on traditsiooniline nagu lähenemine, minu jaoks ma olen nagu et mul ei ole nagu see asi nagu OpenClaw peal, ma olen näiteks kursorit kasutanud ka enda Home Assistant'i nagu ringi konfimiseks. Samamoodi kirjeldad probleemi ära ja siis ta läheb, skännib kõik need failid üle ja teeb ise muudatused dashboard'is ja teeb mingid ka visuaale ja asju nagu mida ma ise ei viitsiks nagu elu sees nikerdada, et mingit graafikut nagu ilusaks ja värviliseks teha. Aga mul on hästi lihtne öelda, et ma tahaks, et ma ei tea, et see sõltuks nagu sellest väärtusest. Ja ta saab sellega kenasti hakkama, aga sageli see protsess ikkagi näeb selline välja,
et ma väljendan enda soovi, kavatsust ja siis ta teeb midagi ja siis ma lähen ise nagu fine tune in seda manuaalselt. See on nagu kõige puhul, et selles mõttes, et ei jääks meie kuulajatel nagu seda muljet, et see ongi nüüd see must maagia, mis teab täpselt, mis su peas toimub ja siis lahendab täpselt selle probleemi ära. Et tegelikult seda, ta ei ole ikkagi nagu nii must maagia, et isegi nagu igasuguste paberite kirjutamisel või artiklite kirjutamisel, see et sa ütlesid, lasid selle PhD nii-öelda intro teha. Et see ju eeldab seda, et see on ikkagi nagu see draft ja sa lähed sinna ja siis sa hakkad seda lugema ja siis sa mõtled kaasa ja saad aru, et et siin teeme väikse muudatuse, seal teeme väikse muudatuse, et see lõpuks nagu saab sinu omaks. Mitte, et see ei ole, et ta ei tee kõike lõpuni õigesti ja sageli ta ei tee asju lõpuni õigesti. Jah. Ei, ma olen selles mõttes, kusjuures ma selle OpenClaw ma installisin ka, mõtlesin kursorile, et kuule, et näe, siin on mul see Proxmoxi kodune server, et mine installi sinna nüüd virtukas ja pane sinna OpenClaw käima, eks ole. Et aga ma olen selles mõttes, ma olen suga täiesti päri, et päeva lõpuks seda, kuidas seda agenti öelda, et agentide kohta iseloomustus oli, et nad on nagu purjus doktori tudengid. Et seal on, ühesõnaga täna see probleem ongi see, et üks asi see, et okei, nad eksivad, aga et see samane, nagu sa ütlesid, et kuidas ma kirjeldan seda, mis mul peas on, kuidas ma annan seda agendile ette sedasi, et see tulem tuleks sealt välja selline, nagu ma nüüd kujutasin enda peas ette. Ja see ongi võib-olla väga tugev sükene nagu tuleviku oskus ka mitte ainult IT-s, aga ütleme, kuna meid mõjutab see täna väga palju, siis see ongi väga tugev tuleviku oskus, et kuidas ma seda, kuidas ma peas välja suudetud sükest struktuuri või ideed, kuidas ma suudan seda agendile kirjeldada nii, et sealt tuleks midagi päriselt vastu. See on äridomeenis samamoodi, et sa võid ju ükskõik kellele me seda selgitame, et kui me tahame saada mingisugust raportit enda äri kohta ja siis kui ma küsin, et ma tahan raportit, mis näitab mulle, kuidas ma saan rohkem raha teha. Siis vahet ei ole, kas see taga on inimene või AI, siis AI teeb ära sulle midagi. Lihtsalt, aga see asi ei ole see, mida sa tahad. Et see läheb natuke sinna ikka rohkem sinna kaunite kunstide rajale, et kui sa peas suudad väga hästi ette kujutada, mida sa tahad, siis selle jaoks on ideaalne. Aga kui sul peas seda pilti ei ole, siis okei, ta aitab seda pilti võib-olla kujundada kuidagi, aga siis see nõuab ikkagi tööd, et see ei ole nagu see must maagia, mis kõike teab, mida sul täpselt vaja on. Nii on, jah. Aga ütleme, et kogu see asi, võib-olla enda poja ma saadangi hoopis kunsti õppima, mitte, eks ole, et ülikooli rasket inseneeriat. Kuna ei tea, eks ole, vaata tulevikus, mis need päriselt ellujäämiseks vajalikud oskused kujunevad, eks ole. Aga jah, et kui me korraks nagu selle tarkvara et võib-olla tuleb päev, kus muusikud ja õpetajad saavad inseneridest rohkem palka. Pole välistatud, eks ole. Jah, mul oleks hea meel, kui see läheks sinna rajale. Et siis saad naise tööle saata ise kodus ranti eel oled. Jah, see on vahetust, jah. Just, aga ühesõnaga, et seal, kui me nagu tõsiselt täna räägime, siis täna võib-olla, mis ma näen nagu väga suur probleem, kui me räägimegi, kas siis ütleme, et selle era- ja avaliku sektori koostöös või üldse, ütleme, kõik võimalike teenuste arendamisel, et see suurem kärisemine, mis meid lähiajal ees ootab, on just see hinnastamine. Ehk siis, ja see ongi see, kus, kuna ma ise olen ka nüüd, eks ole, tarkvara toodet arendanud, siis täna koos selle agentse tarkvara arendusega teenuste hind peab muutuma selliseks, kus sul on odavam seda sisse osta, kui ise teha, eks ole. See oli võimalik, et see oli ka varem, eks ole, aga lihtsalt, et täna nagu see odavam ise teha on nagu niivõrd palju lihtsalt alla tulnud, et see on nagu see koht, kus kõik tarkvara, ütleme, kas arendusega tegelevad ettevõtted või siis ka täitsa need tarkvara tooted, et seal ütleme, tuleb see, ma isegi ei kujuta ette, kuidas see nagu lõpuks välja mängib, aga need ühiku või need tulemi hinnad või see litsentsimismudelid, et neid nagu ootab väga kardinaalne muudatus, ootab ikkagi ees.
see on nagu see koht, kus ma isegi nagu ei tee nalja, vaid noh, et siin on ikkagi päris inimeste nii-öelda karjäärid, päris inimeste nii-öelda elud, eluasemelaenud, kõik asjad, eks ole, noh, mis saavad nagu, kus on nagu see sõltuvus ei ole nagu tore, eks ole, või noh, et see muudatus võib nagu ikkagi väga valus olla. Siim, räägi, kui palju sina täna AI eest maksad, et kui me rääkisime Stenveriga eelmises episoodis, siis tema ütles, et tema põletab põhimõtteliselt $200 päevas selle peale, et OpenClaw tema eest igasugu vigureid teeks. Kusjuures ma tegin seda matemaatikat, ütleme, et kui ma räägin nagu nii-öelda otsestest rahalistest kulutustest, mul on 2 kursori litsentsi, mul on see Anthropicu Max 20 või mis iganes litsents ja siis on mul see ChatGPT Pro litsents. Eks et need litsentsikulud kokku kuus on niisugune suurusjärk, ütleme 300 eurot võib-olla. Nüüd, aga ma võtsin nüüd välja nii-öelda enda selle tokenite põletamise nagu tempo, et mul täna ma ikkagi kuskil, ütleme, sõltub, kas on nii-öelda aktiivne kuu või mitte, et niisugune 2-3 miljardit tokenit ma põletan kuus vastu erinevaid keelemudeleid. Ehk siis ma arvutasin välja, et kui mu kasutus nii-öelda otse vastu API-t käiks, et siis minu nii-öelda tarbimine oleks kuskil niisugune 8-9 tuhat eurot kuus. Noh, mis on ilmselgelt on ikkagi nagu päris raju, eks ole, et täna ütleme, et täna need litsentsimudelid töötavad, ütleme ikkagi, no minusuguste jaoks töötavad päris hästi praegu. Ja mis siis kardad ka, et kuni enam ei tööta või? Sest me ju teame, see ju peab muutuma ühel hetkel, see ju peab muutuma. No eks jah, et siin, ütleme, et midagi staatilist siin kindlasti kogu selles valdkonnas ei ole, et me räägime, et kas arvutusjõudlus läheb paremaks, kas mudelid muutuvad efektiivsemaks, eks ole, siin kogu aeg mingisugune optimeerimine käib taustal. Et kui ma eraisikuna ma kindlasti ütleme seda 9000 kuus ei oleks nõus maksma selle eest, et ma saan siin mingisuguseid oma seda Gladiat arendada või siis seda OpenClaw'ga nii-öelda chatida, eks ole, või mingit assistenti pidada, et see on nagu ilmselgelt on nagu üle jõu käiv. Et sel juhul ma kindlasti mingisugused osad lülitan avatud lähtekoodiga mudelite peale, mis nii-öelda siis kuskil koha peal töötavad. Et aga ütleme, et kas siis SMIT-i või nii-öelda äri kontekstis üldisemalt, et seal ma ütleks, et täna on, ütleme, niisugune suurusjärk, ütleme, kuskil 100 eurot on, eks ole, need suured lepingud on kasutaja kuus, eks ole, kus on natukene on piiranguid, aga neid piiranguid on vähe. Ma ütleks, et kui selle litsentsi kulu oleks 2000 või 3000 või 4000 eurot kuus, siis ka siis oleks see väga odav. Kui meil seal selle nii-öelda litsentsi juures on kasutaja, kes päriselt nii-öelda suudab ära teha 10 teise inimese töö, eks ole, nende agentidega. Et selles mõttes ma ütleme, et isegi kui need hinnad muutuvad kallimaks, siis seda enam muutub kriitiliseks nii-öelda nende kompetentside olemasolu, kes suudavad seda nii-öelda siis seda võimendust sul ära tuua. Ma arvan, et need arendajad siis, ma ei tea, keelemudelite omanikud, teenuste omanikud, Anthropic, OpenAI saavad sellest ise ka väga hästi aru, et kui nad seda hinda ikkagi väga pressivad, siis seda agressiivsemalt hakkavad need avatud mudelid tagant järele tulema. Seda rohkem hakkavad inimesed sinnapoole vaatama, seda rohkem need saavad tähelepanu, mis tähendab, et nende ärile, see on ikkagi nagu teatav risk, on ju. Sest juba teatud tööde jaoks need avatud mudelid on väga okeid. Lihtsalt sa pead nagu teadma, mis nende tugevused on. Ja nad ei ole kindlasti nii laiapõhjalised, kui on OpenAI või Anthropicu mudelid, on ju. Et nad suudavad võib-olla kitsamat asja teha, aga me kindlasti nagu jõuame sinna, et kui me siin ka rääksime enne sellest era- ja avaliku sektori koostööst või arendustiimide pidamisest, on ju, et kus ühel hetkel need arendustiimid hakkavad tegelema ka selle optimeerimisega, eks ole, et kuidas me seda AI masinavärki siis nagu selliselt üles seame niimoodi, et me neid lihtsaid töid ei põleta nende kallite tokenitega, on ju, vaid et me kasutame siis võib-olla mingit on-premise mudelit lihtsate tööde jaoks ja laseme siis kallitel mudelitel plaani pidada ja üle vaadata. Kusjuures ma nägin, see nädal vist tuli välja või eelmise nädala lõpus või? Oli see
QVN 3.5 ja Anthropic 4.6 mingisuguse nii-öelda selle konteksti või kaalude või mis iganes asjaga, et siin hiinlased ju kalastasid ju neid GPT ja siis Anthropicu mudelid siis kaalusid või ütleme, et seda treenitust, et noh, esimesed tulemused on siin juba, eks ole, kättesaadavad, et ma just mõtlesin, et paneks selle mudeli käima, vaataks, et noh, et kui palju siis ta nii-öelda kasutuse mõttes erineb siis nii-öelda Opusest, aga et kindlasti kui meil ei oleks, ütleme, seda avatud lähtekoodiga mudelite siis niisugust nagu ökosüsteemi, siis ma arvan, et täna juba oleks need hinnad oleks üles krutitud juba siin päris tunduvalt, eks ole, et aga selles mõttes su tähelepanek on, ma olen täiesti nõus, et ega need, ütleme nii OpenAI kui ka Google kui ka Anthropic, et nad jälgivad kindlasti seda turgu või nii-öelda üritavad leida seda tasakaalu nii-öelda selle vahel, kus nagu nii-öelda ettevõtted või inimesed on valmis maksma, eks ole, nende mudelite eest. Et no eks ole näha, see on täna enamik inimesi ei tea täna, kuhu me välja jõuame, et kõik on üks suur spekulatsioon ainult. Jaa, et see on nagu selline udus kõndimine, et noh, et sa näed, mis su jala ees on, aga palju kaugemale nagu ei paista. See on huvitav. Nii, aga aitäh, Siim. Ma arvan, et siin ongi sobiv aeg meie episoodile ka joon alla tõmmata, et see on väga põnev on olnud näha, kuidas nagu erinevad inimesed sellel teekonnal on olnud. Siim on ka meil Discordis väga aktiivne, et kes tema käest nagu rohkem kuulda ja näha tahab, siis liituge Discordiga, küsige, jagage enda muljeid ja lugusid, et ma näen üha rohkem, kus inimesed ka liituvad sinna Discordi ja juba tulevad nagu selle mõttega, et neil on nagu pilt on silme ees, mida nad arendada tahavad. Aga nad ei ole ise arendajad ega ei ole kunagi olnud. Aga neil on nagu see ots on kätte antud ja nad tahavad ka nagu, nad tahavad rohkem. Et meil on need inimesed olemas, kes kindlasti sellega toetada oskavad. Ja järgmine nädal, kusjuures on põnev episood sellest, kuidas siis teha siis karjääripööre siis mitte IT-valdkonnast IT-valdkonda, mida see üldse tänasel päeval tähendab, kui palju seal AI-d sees on, eks ole, ja et kas seda üldse nagu noh, et miks seda üldse mõtet teha, nagu meil täna kõik see AI nii palju seda pilti raputab, et kas see risk ei ole lihtsalt liiga kõrge ja peaks minema hoopis kaunitesse kunstidesse või siis seda on ikkagi mõistlik teha, et võib-olla me saame mingi hea argumendi või põhjenduse, miks seda siis mõistlik teha, miks see inimene seda tegi. Aga seniks aitäh, Siim, sulle ja jääme kuulmiseni uuel nädalal. Discordis näeme. Jah.